Estkeeri podcast Tervisetasku. Tere head Tervisetasku saate kuulajad. Mina olen Estkeeri turundusjuht Ave Kütt ja juhin erandkorras tänast saadet põhjusel, et osaleme Estkeeriga ühes vahvas kampaanias, millest täna lähemalt räägimegi. Saates on meil külas keeletoimetaja Loone Ots, kes räägib kampaaniast Kutsu keeletoimetaja külla. Lisaks eesti keele tervisest ja keeletoimetaja tööst. Tere Loone! Tervist! Kõigepealt küsingi, kuidas läheb meie eesti keelel täna? Ma arvan, et eesti keelel läheb ühest küljest hästi, sest näiteks keelekorraldus ja kõik keelenormi allikad ja heatava soovitused on meil ühe hiirekliki kaugusel. Inimesed lihtsalt peaksid meeles pidama, et alati võib internetist otsida väga pädevat abi. Selles mõttes on ju kõik kena. Teisest küljest läheb eesti keelel halvasti, sest ta on justkui taandumas mingiks tuhkatriinuks oma võõrasõdede, põhiliselt siis inglise keele, aga miks mitte ka näiteks mõne teise keele taustal. Tundub nagu just inglise keel oleks suur särav ja sädelev, et me peaks nagu võtma sealt eeskuju ja malli nii oma suulises kui kirjalikus suhtlemises. Aga tegelikult on oluline meie keele isikupära, meie keele omapära ja mis seal salata, ametikeeles kehtib ka vajadus kasutada normipärast keelt, keele normile vastavat keelt. Selleks on meil siis keeleseadus ja on seda seal ka sätestatud ja on ka vastavaid määrusi. Ja tänu sellele on olemas ka keeletoimetaja nii-öelda amet, kes aitab inimesi oma keelt ilusamaks vormida. Keeletoimetaja amet on tegelikult ju suhteliselt vana, aga tema sisu on väga kõvasti muutunud meie uuel iseseisvuse ajal ja mida edasi läheb aeg, seda raskem on tegelikult keeletoimetajal. Ma annaksin võrdluseks, et nõukogude ajal sellel pahal ja kirutul oli ette nähtud kirjastuses keeletoimetaja, aga tema kõrval töötasid sisutoimetaja ja korrektor. See tähendab, et kõigepealt oli sisutoimetaja, kes vaatas üle näiteks aastaarvude õigsuse ja kõik sellised asjad. Siis oli keeletoimetaja, kes lihvis keele kauniks ja tõesti loetavaks. Ja selle järel tuli korrektor, kes uuris, kas tähemärgid on paigas. Mõnikord teda lugupidavalt nimetati veel tehniliseks toimetajaks. Ja kõik need 3 inimest tegid südamega oma tööd, mis tõttu, kui me võtame nõukogude aegse raamatu teksti näiteks, seal ei ole üldse trükivigu. Ma mäletan, et Alexander Dumas 20 aastat hiljem, see raamat on 800 lehekülge paks. Ja ma nii mäletan, kui ma lapsena lugedes leidsin sealt ühe trükivea, aga näiteks ülejäänud 3 musketeri seeria raamatutes polnud ühtegi. Vaat nii töötati ja kuidagi oli see lugupidamine keele vastu suur. Nüüdise ajal aga on ette nähtud, et keeletoimetaja teeb need 3 inimese töö nagu üksinda ära. Et tema kohustus on ka vaadata nimed õige kirja ja aastaarve ja seda, et midagi nagu väga vastuolus ei ole eelmiste lehekülgedega ja tema kohus on ka teha korrektuuri, mis väga sageli on just nimelt tehniline töö, mida nagu keele ilu parandav ja keele ilu edendav keeletoimetaja võib-olla ei peaks tema annet raiskama nagu selle peale. Aga kui kaua sina oled seda tööd teinud? Ma olen tegelikult küll keeletoimetajate liidu liige ja ikkagi mingil määral aktiivne. Ma toimetan küll, aga mul on nagu selline rõõm, et kuna mul on oma ettevõtted, ma võin valida töid, mida ma teen ja näiteks ma ei ole kohustatud leivatöö pärast töötama mingi sellise igava tehnilise tekstiga, et pigem ma siis toimetan ilukirjandust ja raamatuid ja üsna palju siiski ka ametitekste, kuna nagu mu teine suund on, et ma õpetan, et ma olen keelekoolitaja ja teen keelekoolitusi. Et siis nagu on hästi mõnus ja mugav ühtasi ka siis anda nagu sellist toimetaja abi ja pakkuda paremaid sõnastusi ja võib-olla täpsemaid sõnastusi siis ka sellel teemal. Et keeletoimetajana mul on olnud nagu väga toredaid töid ja väga huvitavaid ja mõnikord on ka mõni asutus, kes on siis tõesti väga raskes keeles kirjutanud ja ometi on pärast selge, et seda saab öelda just nii, et on sõnum teritatud ja on ilus ka ja on nagu hästi lugeja sõbralik. See peakski olema võib-olla keeletoimetaja töö esmane nõue, et ta oleks tekst lugeja sõbralik ja meie oma eesti keel siis sinna taha.
Jaa, nimetasid Keeletoimetajate Liitu, et millega Keeletoimetajate Liit tegeleb? Keeletoimetajate Liit ühendab keeletoimetajaid, just praegu meid peaks olema 109 üle Eesti ja me siis töötame, pakume näiteks iseendile koolitusi, tähendab siis, et kuidas toimetajad veelgi paremini võiksid toimetada. Me korraldame seminare just täna on kolletuspäev muide ja täna 14. oktoobril on meil juubeliseminar, sest Keeletoimetajate Liit saab just täna enam-vähem siis meie aastal 2022 saab 10 aastat vanaks. Palju õnne! Aitäh! Ja siis seal seminaril tõesti võtavad sõna väga sellised olulised isikud keele jaoks, kas või näiteks õiguskantsler Ülle Madise, aga ka näiteks luuletaja Kristiina Ehin hoopis teisest valdkonnast, Mika Keränen, võõrkeeles mõtlev ja Eesti jaoks kirjutav kirjanik ja sellised väga, väga huvitavad inimesed, väga toredad keelekasutajad. Väga tore, et selline päev on meil olemas. See päev on eriti tore ka sellepärast, et lisaks muudele toimingutele, nagu see sama kampaania täna, ka Keeletoimetajate Liit annab välja keeletoimetaja kutset. Et au ja lugupidamine kõigile kolleegidele, kes siis panid esiteks kokku selle keeletoimetaja kutse standardi ja siis aastal 2019 ka esimesed minu mälutsi 5 keeletoimetajat selle kutse said, ega praegu ka nende arv ei ole suur, sest väga pirtsakalt antakse seda tiitlit, mis on ka õige ja õiglane. Ja neid on kuskil 15, kellel on siis päriselt kutse, aga häid keeletoimetajad on kahtlemata veel palju. Rääkides nüüd kampaaniast Kutsu keeletoimetaja endale külla, mis toimub tänavu 4. korda ja mille raames 13 esimest organisatsiooni saavad selle võimaluse. Kui suur huvi on tänavu võrreldes eelnevate aastatega ja mis ootustega organisatsioonid teie poole pöörduvad? Huvi on olnud alati väga suur. Eks inimestele ka muidugi imponeerivad tasuta asjad, aga see ei ole ainus põhjus. Tegelikult ettevõtted, mõnikord ka inimesed, kes on nagu kutsunud ja palunud, meid külla on pärast väga meeldivalt üllatunud või isegi ehmunud, kui selgemaks ja kui nagu loetavamaks nende tekst pärast keeletoimetaja rehitsemist sai. Ja mõte on siis selles, et keeletoimetaja tuleb külla asutusele. Koroona ajal ta siis käis nagu virtuaalselt külas, näiteks mina eelmisel aastal käisin virtuaalselt, aga põhimõtteliselt ta tuleb külla ja tund aega vestleb, soovitab ja annab nõu teksti põhjal, mille pikkus on umbes 9000 tähemärki, see on siis nagu selline umbes 3 lehekülge ja siis ta nagu toimetab ära selle teksti ja pärast siis asjaosalistega vestleb sellest tekstist. Ja mõte on just selles, et mitte ainult see üks väike toimetatud tekst, vaid et inimesed pärast ise oskaks kirjutada juba niisuguse hea teksti vormis. Ja see on väga populaarne kampaania, nii et näiteks tänavu meil isegi on oodatud ja küsitud, et kas äkki mõni keeletoimetaja veel tahaks võtta, et soovijaid on nii palju. Ja siis me oleme ikka ühiste jõududega katsunud kõikide juurde ka jõuda külalistena. Mitmel aastal oled ise kampaanias osalenud ja mis on sinu enda kogemused? Ma olen osalenud 3 korda ja kogemused on olnud alati väga meeldivad ja samas ka väga huvitavad, et tekstid on olnud erinevad ja näiteks väga selline komplitseeritud juriidiline tekst ja siis kui me koos autoriga seda teksti siis kitkusime ja lahendasime, meil oli mõlemal tore. Ma arvan, et ka mina sain palju õppida, sest just väga hea on, kui inimene küsib, aga miks peab nii olema, aga kuidas ei saa olla nii ja siis nagu ise ka arened ja mõtled, et et ma oskan selgitada, miks on parem teha lühemalt ja selgemalt. Isiklikult on mul väga hea meel, et selle üleskutse peale sattusin, sest armastan ise ka kirjutamist juba teismeeast saati. Nüüd kirjutan Estkeeris blogiartikleid ja mõned mu artiklid on ilmunud erinevates ajakirjades, kuid seal on ikkagi näha, et keeletoimetaja on tööd saanud, et on tekste natukene muutnud. Mis on põhilised soovitused, mida kirjutamisel jälgida? Ma lihtsalt igaks juhuks lõikan vahele, et ka loomulikult keeletoimetaja enda tekste tuleb toimetada. Sageli on ka nii, et mõni teema on autori jaoks väga selge, aga näiteks lugeja ei tea selle teema tausta ja siis ei saa üldse aru, mida autor on mõelnud või ei saa aru mingist kujundist. Ja just praegu me siis kolleegidega
aitame, parandame ja täiendame üksteist, rajades uut keelenõuvaka laadset toodet, nagu saaks bürokraatlikult öelda. Tähendab, andes kirjaliku keelenõu Keeletoimetajate Liidu veebilehel. Ahaa, väga hea teada. Aga mida me siis ikkagi võiksime jälgida? Määruse asjaajamiskorra ühtsed alused, kui rääkida nüüd regulatsioonidest, ütleb, et ametikeele tekst peaks olema üheselt arusaadav, võimalikult lühike ja vastama õigekirja normile. Seda siis me üritamegi teha. Võib-olla kõige tähtsam oma kirjutistes oleks meeles pidada, ma tegelen rohkem ametikeele kui blogikeelega. Blogis on muidugi omad reeglid ja seal seda sära ja isikupära on kindlasti just väga tarvilik esile tuua. Aga näiteks ametikeeles, ametikirja puhul või mõne dokumendi puhul peaks siis tõesti jälgima, et sa enam-vähem kirjutaksid nii, nagu sa räägiksid telefoniga. Väga raskeid, väga puhevil lausekonstruktsioone ei ole lihtsalt võimalik suuliselt peas tekitada. Need ongi kirjaliku teksti halvad kantseliidi väljendid. Ja kui sa kujutad ette, et sa ütled mitte, et meie omalt poolt soovime teostada ülevaatuse kampaania käigus ja selles mõttes ütelda, et kampaania jooksul me vaatame need tekstid üle, et keegi teeb midagi, et katsuda ikka seda stiili rääkida, et mina teen ja sina naeratad. Väga hea. Iga organisatsioon soovib oma tegevust ja mõtet võimalikult ehedalt ja realistlikult edasi anda, nagu te ka ütlesite. Samas soovitakse ka, et tekst köidaks lugejat. Vahepeal on tunne, et tekstides kasutatakse palju slängi, lühendeid, barbarisme. Kuidas nendega lood on, et mida tuleks kindlasti vältida? Ma arvan, et näiteks iga asja esimene küsimus on see, et ma tean, et ma kirjutan lugejale. Küsimus on, kas lugeja saab aru ja kas ta saab kiiresti ja kergelt aru. Et kes on meie lugeja? Kes on meie lugeja ja kuidas ta meid loeb? See tähendab, kas ta näiteks on meie oma valdkonna inimene, kes näiteks valdab hästi erialakeelt, siis ma võin kirjutada erialakeeles, või ma kirjutan endast väljapoole ringivälisele. Raudreegel on, et kui sa inimest ei tunne, siis kirjuta nii lihtsalt kui vähegi võimalik. Ja loetavust ja arusaadavust kindlasti tõstavad lühemad laused, et üle 10 sõna nagu sellises üldkeele teksti lauses ei ole mõtet kirjutada, sest sel juhul lugeja takerdub, hakkab üle lugema, läheb segadusse, see kõik võtab mingi väikese mikrosekundi aega, aga igal juhul pika peale see väsitab ja siis me tunneme, et see tekst on nagu selline kahtlane ja siis juba me ei usu ka selle teksti sõnumit, sest eesmärk peaks ikkagi olema meie oma sõnumi vahendamine, et me soovime, et lugeja midagi teeks või näiteks, et ta midagi usuks, et eesti keel on väga hea ja väga vajalik ja siis me peame niimoodi kirjutama, et ta tõesti oleks meiega nõus. Kusjuures tõesti, ma ise kipun ka pikki lauseid tegema ja tean seda viga. Lisaks tean ka viga, et ei märka tähevigu, et olen sellesse teksti nii takerdunud ja nii sees, et loen juba niimoodi, et film jookseb ees, et vahel annan oma kolleegidele lugeda, aga neil tekib see sama pilt ja sama film hakkab jooksma, ja seetõttu olen võtnud appi täiesti kõrvalseisva inimese, keda kutsume naljaga ka näriliseks, sest tema alati ikkagi leiab mingisugused tähevead või sõnavead, et mis nippe veel võiksid tekstikirjutajad kasutada vigade vältimiseks või leidmiseks? Harilikult me mõtleme, et meil on speller. Samas, kui grammatiliselt sõna sobib, siis speller nagu näiteks mingite tähtede ümbervahetamist ei märka. Ametikeele selline tüüpiline naljahetk on, et ma teotan teie ettepanekuid või ma teotan teid, toetan teid. Et sellised täheviperused juhtuvad küllaltki tihti ja praegu ka sellepärast, et me kirjutades väga kiirustame, et nagu meil on väga kiire kirjutada järgmist teksti, mistõttu meil ei ole aega oma teksti võib-olla isegi üle lugeda, et me vajutame nagu kirja, et saadame ära ja pärast selgub, et näiteks telefonispeller on meid omatahtsi parandanud, see on täitsa tüüpiline probleem, et telefoni õige kiri elab nagu oma elu ja mõtleb sinu eest. Aga võib-olla on mingeid väikesi nippe, mida soovitatakse. Kõige parem nipp on see, et kui see tekst on tähtis ja sa arvad, et selle tekstiga on vaja
töötada ka hiljem, et pane ta käest ära ja tee 20 minutit midagi muud, kirjuta järgmist teksti, joo kohvi, mine korraks välja, vaata värsket õhku, tule tagasi ja sa näed oma tekstis tegelikult võib-olla mitte ainult täheviguga, vaid ka sõnakordusi ja seda, et siit-sealt võiks kärpida, et nagu teksti näed uue pilguga. Siis on veel soovitatud on ka näiteks, et teksti kirjastiili muuta ja teha tekst näiteks suuremaks ja värvida näiteks taust kollaseks, et sa saad visuaalselt täiesti uue teksti ja mustkollasel on väga loetav, väga hea on näha, et siis näiteks tulevad mingid märgivead välja. Aga ma tean ka, et Eesti kirjanduse uurija ja õpikute autor Kalju Leht tegi hoopis niimoodi, et tema rääkis, et Tuglaselt võttis üle kombe, et Tuglas oli siis loomingut toimetades võtnud kõik sõnad tagurpidi, hakanud lõpust peale ja torkinud veel nööpnõelaga nagu iga tähe eraldi läbi, et kõik tähed olid nagu nööpnõelalised. Ma ei tea, tänapäeval tundub küll, et 100 aastat hiljem meil ei ole selleks aega, aga igal juhul see tagurpidi sõnade lugemine lõhub ära selle visuaali, et sa nagu haarad sõna tervikuna ja ei vaata üksikuid tähti. Et seda ta küll nagu aitab, et mulle on öeldud, et see toimib. Väga põnev, seda ei ole kuulnudki ja veel enam ilmselt tõesti meil ei oleks nööpnõeladega võimalik neid sõnu torkida. Arvutis, ja, eks ole, just. ekraanil. Aga lõpetuseks uurin, kas ja milliseid kampaaniaid on teil veel tulemas? Ma arvan, et meie praegune kõige olulisem kampaania, ma võib-olla ei nimetaks seda kampaaniaks, ma võib-olla nimetaks seda vabadussõjaks, mis on suunatud vabaduse vastu. See tähendab, et praegu ikkagi on väga suur tendents või millegipärast on siis Eesti Keele Instituut võtnud paaril viimasel aastal suundumuse, et tegelikult keelt ei peakski normima. Et norm ei ole tarvilik, et mõistlik on hoopis, et iga inimene räägib ja kirjutab nii, nagu ta tunneb ja tahab ja me selle siis ka võib-olla salvestame ja näitame väga paljusid võimalusi. Et ühesõnaga ta on nagu vastuolus mingil määral õigusaktidega ja mingil määral on ta kindlasti vastuolus keelekorralduse hea tavaga, sest põhimõtteliselt teatud valdkonnas peaks enam-vähem kirjutama ja kõnelema teatud ühtlast keelt. Et me ei saa ju tegelikult kõnekeelt, igasuguseid kõnekeele väljendeid ja fraase, mis väga hästi sobivad sõbrasuhtluses, kasutada ametikeeles ja ametisuhtluses. Ja normi, mis puudutab, et ma ei näe ka mingit põhjust, miks me peaksime tahtlikult sõnu vigaselt kirjutama, kui on ette nähtud, et meil on mitmuse tunnus D, mis annabki selle signaali, et meil nüüd on mitmus, miks me peaksime siis ka kirjutama näiteks olusi arvestades või tegusi tehes. Ma ei näe selleks vähimatki põhjust ja kui keel niimoodi suuliselt on hakanud väänduma, siis vastupidi tuleks kindlasti rõhutada seda normipärasust ja normi olulisust ja lihtsalt juhtida inimeste tähelepanu sellele, et praegu sa nüüd näiteks tõid solksti sisse mingi inglise keele fraasi, aga selleks ei ole ju praegu vähimatki vajadust. Et isegi väga palju peavalu ja muret tekitanud sõna coach, mida üteldakse, et eesti keelde pole võimalik tõlkida, et siis nagu ääriveeri on talle ikkagi pakutud eesti vasteid, on ta siis nõustaja või treener või õpetaja või juhendaja ja on ka siis pakutud veel niisugust mitte väga ilusa kõlaga eesti sõna koots ja kootsima siis coachima asemel, et võib-olla ta ei kõla nii hästi, aga ta igal juhul on rohkem omakeelne. Ja võib-olla hea keelereegel olekski, et sõnavara suhtes, et kui meil on olemas oma sõna, oma tüvi näiteks lõimuma, siis ei ole vaja kasutada võõrastüve integreeruma. Ja kui meil on olemas kas või mingi hea võõrsõna, siis võib-olla otsest tsitaati inglise keelest ka ei tasuks nagu eesti keelde tuua ja kasutada nagu argipäeva keeles. Eesti keele tervis on just nii hea, kui hästi me seda hoiame, räägime ja kirjutame. Aitäh, Loone, et meile keeletoimetajate töid ja tegemisi tutvustasid. Aitäh kõigile, kes hoolivad eesti keelest. Keeletoimetamise liidust saab rohkem lugeda nende kodulehel keeletoimetajateliit.ee. Mina tänan kuulamast ja kindlasti ootame teie tagasisidet saate kohta ning kes võiksid olla Tervisetasku järgnevate saadete külalised. Tervisetaskut saate kuulata Spotify's ja YouTube'i Estkeeri kanalil. Kohtumiseni!